sööma saab. Millal sissi tuleb juba? Ma tahan süüa! Rahu, Rasmus. Pissi varsti tuleb. Mis siin toimub? Hakkasitegi ilma minuta sööma, jah? Ivar, kullake, sa ütlesid koju. Saad aru, sa on mu naine ja sa kuulad mu sõna, on ju? Kuidas sa juba teist jõule järjest joonud oled? Suu kinni, Sandra! Ma olen Graham Gibbs ja ma tahan rääkida sellest olukorrast, mis praegu juhtus. Tegevus toimus pere oma kodus. Oli jõuluõhtu. Tegevus toimus köögis. Pere hakkas õhtusööki sööma, kuid nad mõtlesid, et ootavad isa ära. Isa tuli koju peale seda. Ta oli põhjus peaga ja laevu täis. Ta tuli tuppa, kuid sai valesti aru. Ta arvas, et pere oli hakanud ilma temata sööma ja ta hakkas nende vastu vägivaldne olema. Ta peksis oma naist ja ründas oma nooremat tütart ja viskas teda tooliga. Situatsiooni tulemus oli see, et isa oli väga vägivaldne oma pere vastu ja hakkas neid peksma, lööma ja asjadega viskama. Ma soovin rääkida siin tunnetest. Mis tunded tekkisid sellel sündmusel? Ma võin öelda seda, et isal oli kohe kindlasti selline tunne, et teda oli reedetud, sest tema pere alustas sööki ilma temata. Mul on tunne, et naine tundis ennast kurvalt, tundis hirmu, tundis üllatust, et isa lõpuks jõudis. Väike poeg tundis suurt hirmu, sest isa oli vägivaldne. Tütar tundis üllatust, kurbust ja hirmu. Eriti siis, kui teda visati tooliga. Pealtvaatajana võid sa tunda segadust, kurbust ja kaastunnet. See oli kurb hetk. Nii, me oleme siin nüüd Ivar, Ifiga. Tahaksin küsida, et mis hinnangu annaksite teie sellele, mis siis jõululauas juhtus? Et mis oli head selles situatsioonis? Ütlen, et ma lahendasin olukorra õigesti. Mu pere oli mind viljanud, mina, pereisa. Ma teen tööd, väga rasket tööd veel peale kauba. Ja mul on raske elu, ma olen aus, mul on raske elu. Aga poleks mu pere, oleks palju lihtsam. Ja kui ma tulen koju ja ma avastan, et toit, mille mina olen toonud, mille mina olen lauale pannud, ma olen lihtsalt hakanud mugima seda. Minu ees nagu, mida asja nagu. Ja siis ma nagu läksin raevu ja ma karistasin neid. Okei, ja võid korra. Et mis oli nagu halba siis sinu osapoolest selles kogemusest? Sest sa räägid, et kõik, mis ma ei ütle, ma lahendasin õigesti olukorra. Jaa, aga midagi võis olla halba ka. No ütle, kui sa kõik teada, siis ütle, mis ma valesti tegin. Ma ütleks seda, et see, mis ma pealt nägin, kui sa lihtsalt lennutad oma tütrele nagu tooli vastu pead, no ma ei tea, kas see oli just kõige parem asi, mis sa oleksid saanud selles sündmuses teha. Kas see nagu ei käi läbi su pea või? Nii, vabandust kiire lõike pärast, et tekkis väike konflikt. Aga analüüsime siis seda situatsiooni, et mis oli selle situatsiooni mõte? Mis oli situatsiooni mõte? No ma ütlen, ma olen nüüd aus. Situatsiooni mõte oli see, et ma lahendan olukorra. Ja enda arust ma seda tegin. Ma tean, et ma ei ole täiesti kinimene, aga mu meetodid toimivad kindlasti. Aga no ilmselt ma ei ole ka mingi memmekas on. Aga kas sa võid nagu öelda ka seda, et võib-olla need meetmed, mis sa kasutasid, ei olnud just kõige praktilisem või kõige paremad selle situatsiooni? Minu arust ikkagi olid, aga noh, ma saan aru, et mida sa tahad, et ma sulle ütleksin, on see, et ma oleks rahulikult läinud sisse ja tegelikult üldse mitte reageerinud ja olnud okei sellega, et mu perekond hakkas sööma ilma minuta. Nii et me võime öelda, et sa mingil määral reageerisid üle? No ütleme nii. Ega ma armastan Sandrat ja oma naist ka tegelikult väga. Et ütleme niimoodi, et see ülereageerimine on üks sinu pidevaid nõrkusi, millega sa võitled. Jah. Nii, aga mis oleksid sa saanud siis paremini teha? Mis see võimalus oleks olnud? Kas sa süüdistad praegu?
ma saaks paremini teha, ma saan aru sellest, et ma saaks paremini teha, onju. Katsuge veel kord! et tere tulemast tagasi. Aga jätkame selles, et kuidas teised kaasa aitasid selle situatsiooni siis väljakujunemisel? Et mina vaatan pealt, et noh, Sandra provotseeris sind. Ja muidugi noh, provotseerimine ei meeldi mitte kellelegi, aga noh, sina oleksid saanud ka paremini reageerida. Mulle meeldib, et sa väga õigesti ütlesid praegu, et Sandra provotseeris mind. Mulle meeldib see. Noh, seda ta siin tegi tegelikult. Aga noh, sina, kuidas sa reageerisid, selle provotseerimine oli noh, veits üle liia. No ma ei tea, kui hea see on, et sa viskad talle tooli vastu pead. Jah, ma olen nõus. Okei, nii. Aga mida me saame järeldada sellest situatsioonist? Tead, ma praegu isegi võib-olla ei vastaks selle küsimusele, aga rahvas, ma pöörduks teie poole. Ja vabandan, sest tõesti see intervjuu on pannud mind mõtlema. Tõesti on, päriselt see on pannud mind mõtlema ja ma olen aru saanud, et võib-olla ma pean tegelema sellega. Ja nüüd ma ütlen, et jah, pean tegelema selle probleemiga. Ja ma ka tegelen selle probleemiga. Et tegelikult see on minu soov. Et Sandral oleks halb või mu abikaasa oleks halb. Et tegelikult jah, vabandust. Et kuidas sa saaksid neid negatiivseid tegevusi vältida? Näiteks see tooli lennutamine ja ülereageerimine. Ma näiteks olen kuulnud sellisest meetodist, kus ma pean hingama 10 sekundit. Et ma teinekord proovin seda. Jah, see oleks hea. Aga noh, mis oleks mingi alternatiivne viis, kuidas sa saaksid selle situatsioonile läheneda? Et noh, kõnnid sinna uksest sisse, näed seda kõike, näed tervet situatsiooni. Kuidas sa saaksid teisiti läheneda? Olla rahulik. Aga teeks sulle väikse sükse plaanikese, et mida sa saad nüüdsest siis teha, et sellised situatsioonid ei korduks? Sest kui ühe korra veel juhtub, sa lõpetad vangis lõpuks. Okei, ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda ütlen, aga ma lähen teraapiasse siis. Ja jah, lähen teraapiasse. Jah, see oleks õige otsus. Et sa peaksid hakkama tegutsema veidi teistmoodi. Ma saan aru sellest, jah. Ma lähen teraapiasse. Jah. Ja noh, aga kuidas sa hakkad nagu suhtlema oma perega siis? Paremini. Jah. Selgemalt äkki? Jah. Jah. Äkki enam ei peksa oma lapsi. Mul on nagu kõrin juba sellest intervjuust ausalt ka. Ma kutsun mendid kohe. Aitäh vaatamast. Ja nägemist.